Kõigile siis, kes osalevad, kõigepealt teadmiseks, et me salvestame selle infotunni, et see läheb meil hiljem kodulehele sinna sisseastumise rubriiki, et kõik teised huvilised saaksid ka siis vaadata ja kuulda, mis need õppekavad siis täpsemalt nagu sisaldavad. aga, aga meil on siis jah, magistriõppe infotunnid, riigiteadused ja politoloogia, et mina olen nagu ekraanilt näha ka Kersten Katte, riigiteaduste magistriõppekava juht ja Mari-Liis tutvustab siis ennast ise ja siis räägime, kuidas meil see infotund välja näeb. Ja tere, mina olen Mari-Liis Jakobson, ma olen Tallinna Ülikoolis siis poliitika, sotsioloogia dotsent ja politoloogia õppekava juht. Ja tahtsin öelda veel seda, et kui teil on küsimusi, siis neid saab esitada kahte moodi, et võite jooksvalt kirjutada chati, eriti juhul, kui te ei taha neid näiteks oma nime ja näoga esitada video teel, et saate neid sinna jooksvalt kirja panna ja teine variant on siis küsida erialade tutvustuste järel või eel siis ka videos, nii et selleks kasutage seda tõsta kätt funktsiooni või lehvitage meile videos, et siis katsume tähele panna. Ja et püüame küsimustele vastama, mis jooksvalt tekivad, siis niimoodi kahe eriala tutvustuse vahel ja siis kindlasti jääb meil ka kõige lõpus nagu aega selleks kõigeks ja püüame siis kuskil tunniga hakkama saada. Ja hakkamegi siis niimoodi pihta, et hakkame pihta riigiteadustest ja siis hiljemalt poole tunni pärast läheme, lülitume politoloogia erialale ümber. Aga ma panen nüüd slaidid ette ja siis ma paluks, et keegi ütleb, et nüüd tuleb teha see harjutus, mida kunagi ei tea, kas neid slaide see Zoom nagu vahetab ka. Siis keegi ütleb mulle, kas ta vahetab või ei vaheta, kui ma panen uue slaidi. Nii, nii, sa praegult näitad seda avas slaid või? ei, sa näitad nagu lihtsalt seda nagu PowerPointi vaadet, mitte nagu slaidi vaadet. Okei, aga siis vist tundub nii, et lihtsam on võtta see suur ekraan tagant ära ja jääda väikse ekraani juurde. sa võid võtta lahti juba slaidi vaates ja siis jagada slaidi vaadet, et see tavaliselt toimib. Ja ma tegelikult seda tegingi, aga mul juba enne, kui ma proovisin, oli mingi error siin selle asjaga täna. nii, nüüd tuli või? Toimib. Ja nüüd tuli siis teine slaid, kus on kirjas riigiteadused. Tuli, Tuli. väga hea. Nii, aga et siis mitte pikalt aega kulutada, läheme kohe asja juurde, et riigiteaduste magistrikava, et natukene selle taustast ja vastuvõtutingimustest ja siis vaatame ka selle õppekava struktuurile otsa natukene ja ka sellele, mis siis sellest kõigest nagu kasu on või kuhu selle asjaga, õpingutega välja jõuab. Et võib-olla üldandmetest siis nii palju, et tõepoolest, et meil siis meie magistrikavad on siis tsükliõppe vormis, et õppetöö on valdavalt reedeti, laupäeviti, mis siis tegelikult tähendab seda, et peaaegu kõik reeded ja laupäevad siis semestri jooksul tuleb ka nii-öelda õppetööd täis, sest lihtsalt muidu kalendrisse ei mahu kõik need kursused ära. Päris kõik ei tule, et näiteks mis seal, ütleme, kui on mingid riiklikud pühad ja, ja vaheajad ja nii edasi, et siis seal jääb ka neid vabu nädalalõppe. aga suures plaanis ta läheb täis, et alternatiiv oleks see, et need päevad oleksid lihtsalt nii tohutu pikad, kui tahta, et neid vabu nädalalõppe nagu rohkem on. Aga me tegelikult nagu, et mida see nagu võimaldab, võimaldab kindlasti seda, et paremini saab siis seda töö ja õpingute elu nagu ühitada
ja me kindlasti nagu pingutame selle nimel, aga siiski ma alati rõhutan seda üle ka, et ütleme, ükskõik millistesse õpingutesse, sealhulgas magistriõpingutesse sisenemine toob igal juhul suht suure muutuse nagu elus. Et siis leida see tasakaal töö, kooli ja pereelu nagu vahel, et sellega kindlasti tuleb arvestada ja seda me alati nagu sisseastumisvestlustel ka nagu puudutame. Nüüd riigiteadustes on meil 16 tasuta õppekohta. Et kui me vaatame läbi aastate konkurssi, siis see on niisugune mõõdukas konkurents, ma ütleks, et seal circa kuni 2 kandidaati ühele kohale. Et ma arvan, see on sisseastujatele ka niisugune ikkagi väike mõnus noh, väljakutse või. Ja tegelikult see 16 õppurit, noh, toob niisuguse paraja suurusega õppegrupi, et tekib niisugust või on võimalik, et tekib niisugune tiimitunne, grupitunne ja saab ka teineteist nagu toetada, aga samas ei ole nagu päris niisugune individuaalne õpe. Samuti on meil siis 8 osakoormusega ehk tasulist õppekohta, et kui meil nii-öelda tasuta kohtadel täiskoormusega õppes on see õppeprogramm 2-aastane, siis osakoormusega on võimalik neid aineid jaotada pikemale perioodile ja õppekava läbida 3 aastaga. et kellel nagu ütleme, kes nagu otsib niisugust paindlikkust rohkem, siis see võimalus on olemas. Me ütleme, et või nimetame seda, et meil on avatud õppekava, et meil tegelikult ei ole olulisi nii-öelda haridusnõudeid bakalaureuse õppe vaates siis nii-öelda, et mingis spetsiifilises valdkonnas ja nii edasi, et sisse astuda. Et sisseastumiseks toimub meil siis vastuvõtueksam, ehk siis ennekõike tähendab see vestlust teie siis nii-öelda varasema õpi- ja töökogemuse, õpimotivatsiooni, eriala valiku, noh, nii-öelda eelistuste põhjenduse ja uurimishuvi teemal. Et selleks tuleb siis täita või esitada selline kirjalik vorm, et siin on link on olemas, meie kodulehelt leiab selle vormi nagu struktuuri, et millistele teemadele seal tuleks nagu tähelepanu pöörata. Ja siis sisseastumisvestlusel me arutame teiega neid siis küsimusi, teemasid, mis te siis ise püstitasite ja mis meil siis on ka tekkinud. Ja tegelikult nii lihtne see sisseastumise osa ongi ja see sisseastumisvestluste aeg on ka juba teada, see on 8. juuli, et see ajakava nagu selgub siis seal mõned päevad enne vestluseid, et olenevalt siis sellest, kui palju sisseastujaid on. Nüüd see õppeprogramm ise, et kui see hästi nagu kokkuvõtlikult võtta, siis me oleme proovinud selle nii-öelda kursuste järjestuse või nominaaljaotuse nagu ehitada selliselt, et see esimene ja teine semester tekiks rohkem uurimishuvi, samas seal tulevad juba ka osad nagu nii-öelda baasained, aga see nii-öelda fookus nagu baasteadmiste osas jääb seal kuskil 3. semestrile. Ja kui see õppekava nagu niimoodi läbida, et kõik need nominaalis ette nähtud kursused järjest võtta, siis tegelikult 4. semester on võimalik keskenduda magistritööle või siis ka käia välismobiilsuses mõnes teises välismaa ülikoolis või praktikal välismaal ja omandada siis niisugust rahvusvahelist kogemust. Õppekava struktuur on enam-vähem selline kokku võetud, et baasained, mis siis nagu meie ütleme, õppekava nagu põhifookustega on kõige rohkem seotud, siis teine noh, niisugune kategooria või on niisugune valitsemiskorraldust ja avalikku juhtimist puudutavad ained
ja kolmas niisugune põhifookuseid on poliitika kujundamise ja poliitika analüüsi ained. Siin on näha, et kus taga on V-täht, need on valikained, et kohustuslikke aineid on meil 10, kõik on 6 ainepunktised ja lisaks siis valikained. ja siin allpool on siis niisuguseid analüüsioskuseid kujundavad ained või siis ütleme, niisugused praktilisi ja uurimusliku väljundiga ained nagu uurimismeetodid, magistriseminar, äh, eluprojekt, mis meil on niisugune üleülikooliline noh, niisugune nagu äh, õppeaine või, kus siis mingeid praktilisi probleeme interdistsiplinaarselt nagu lahendatakse. Praktika, keeleained, magistritöö, vabaained ja nii edasi, nii et noh, umbes selline see õppekava struktuur nagu välja näeb ja on siin siis ütleme niisugused teoreetilisemad ja praktilisema suunitlusega kursused nagu niisuguses tasakaalus. Nüüd, mille poolest me siis eristume ja mis see riigiteaduste magistriõppe, õpingute või õppekava kontekst on? Et kindlasti see fookus, kui te vaatate ka selle eelmisel slaidil näidatud seda õppeainete nagu struktuuri, on meil siis fookus nii-öelda valitsemisele, sealhulgas kohalikule valitsemisele, avalikule juhtimisele, poliitika kujundamisele, poliitika analüüsile ja heaolupoliitikatele. ja noh, nende katuseks siis ka niisugused teoreetilis-kontseptuaalsemad nagu kursused. Et kui siin kõrval vaadata seda pilti, nii-öelda jäämägi, et kus siis see ametlik poliitika otsustamine või see, mida me ühiskonnas nagu näeme poliitika kujundamises, on ainult niisugune jäämäe veepealne osa, siis tegelikult väga palju osiseid poliitika kujundamises ja üldse siis riigi toimimises on seal veemäe all ja see, mida me siis tahame saavutada oma õppekavaga, on siis niisuguse analüütiku ja ekspertsuse saavutamine, et seda poliitikaprotsessi kogu tema siis mitmekesisuses nagu mõista ja mõista seda ka siis riigi toimimise nagu süsteemis nii juhtimislikus vaates kui siis riigikorralduse vaates. Mis sellest kõigest siis kasu on, et ma olen ikka näidanud nendel infotundidel mõningaid näiteid lõputööde teemadest, magistritööde teemadest, mis meil on kirjutatud ja kui te vaatate siia peale, siis mida te näete, on siis erinevat tüüpi ja tõesti väga erinevad sellised avaliku poliitika kujundamise või avaliku poliitika analüüsid või siis niisuguse riigi institutsioonide noh, niisuguse baastoimimise või mingite aspektide analüüsid. On see siis näiteks parlamendi järelevalve võimalused, funktsioonid, on see kohalike omavalitsuste riigi suhted või kohaliku poliitika eripära või siis avalikest poliitikatest siin, ma ei tea, laste elatisraha poliitika, pensionisüsteem, pensionipoliitika ja nii edasi. Ehk siis tegelikult me ei keskendu nagu ühelegi konkreetsele nagu poliitikavaldkonnale, vaid nii-öelda poliitika kujundamisele erinevate nii-öelda avalike poliitikate vaates. ja need praktilised uurimistööd võimaldavad siin siis nii-öelda eri suundi ja teine asi, mis te nendest teemadest näete, siis nendes mustades rasvases kirjas osades on siis mingisugune niisugune akadeemiline teoreetiline fookus, mille raames siis kas siis neid valdkonna avalikke poliitikaid
või siis valitsemiskorraldust on nagu analüüsitud, mõtestatud. ja selle akadeemilise teoreetilise fookuse siis annavad meie kursused nii-öelda õppekavas ja meie juhendajad ja, ja need praktilised fookused siis tavaliselt tulevad ennekõike magistrantide uurimishuvist, mis on siis enamasti seotud kas nende tegevusvaldkonnaga või niisuguse üldisema huviga ühiskonnas mingite teemade suhtes. Keda me õppima ootame? Jällegi, kui me vaatame meie vilistlaste profiili ja ka sisseastujate profiili, siis see on väga mitmekesine. aga kui see kuidagi nagu võtta kokku siin, siis kindlasti riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste praktikud, nii juhid kui eksperdid, riigi vaates nii ministeeriumid kui siis avaliku võimu asutused, ametid, inspektsioonid nii-öelda ministeeriumite valitsemisalades ja, ja kõikidest nendest meil alati nagu õppureid ka on. teine grupp on siis ütleme avaliku poliitika või valitsemiskorralduse valdkonna niisugused analüütikud, eksperdid, kas siis avaliku võimu asutustest või ka uurimiskeskustest erinevatest või ka vabakonnast. Siis on üsna tavaline, et meil on ka kas siis kohaliku või kesktasandi poliitikuid õppimas. ütleme siin võib-olla soovitus on see, et mitte nüüd eellõige, aga eelkõige oleks niisugune avaliku poliitika huvi rohkem. ütleme niisugune avaliku poliitika valdkonna riigikorralduse huvi, mitte võib-olla niivõrd niisugune politoloogiline või niisuguste erinevate huvide ja, ja jah, erinevate huvide nagu võistluse huvi, et see on pigem siis see politoloogia õppekava, mis siis sobiks. ja noh, ja siis üks kategooria on väga palju erinevaid muid, ütleme, tegevusalasid, kus siis on huvi selles meie riigiteaduste nagu õppekava põhi nagu fookustes ja siin on meil olnud tegelikult õppureid ajakirjanike seast, ettevõtlusorganisatsioonidest, huvigruppide erinevatest esindusorganisatsioonidest ja nii edasi. nii et tegelikult see õppurite profiil on meil üsna, üsna mitmekesine ja me siin noh, ütleme mingeid olulisi nagu selliseid eelduseid või piiranguid ei sea ka. Panin siia lingi meie õppejõudude profiilidele, et üldiselt meil on kõik põhikohaga õppejõud, pikalt meil töötanud, kogenud, palju juhendanud, enamikul ka praktiline kogemus, kas siis avalikust sektorist või väga paljude uurimisprojektidega, kas siis rohkem teaduspõhised või rohkem arendusfookusega ja, ja noh, igal juhul meie, ütleme, tugevus on meie õppejõudkond. õpingute protsessist võib-olla ainult ja natukene reklaamiks ka, et siin mõned aastad tagasi me terve oma siis suure õppejõudude kambaga andsime välja sellise kolmeköitelise avaliku poliitika alase õpiku, mis kindlasti meie niisuguse õppematerjali varamut ütleme, täiendas või mitmekesistas, pluss see on eestikeelne, et mis kindlasti nagu lihtsustab siis selle materjali omandamist ja sellesse süvenemist. aga üldiselt meil on siis õppeprotsess niimoodi, et meil on ikkagi juba, ma ei tea, 20 aastat kõik õppematerjalid olemas elektrooniliselt, me kasutame elektroonilisi ütleme, õppekeskkondi ja, ja, ja selles mõttes on nagu paindlikkus olemas ja võimalikult mugavaks tehtud. muidugi ülikoolis on olemas ka raamatukogud ja muud nii-öelda füüsilised ruumid, et kui tahta nii-öelda käes hoida ja süveneda nii-öelda
rahulikult käes hoida siis õppematerjale ja süveneda rahulikult. nii, aga see oli minu poolt niisugune põgus ülevaade õppekava nagu loogikast. aga nüüd ma annaks sõna meie vilistlasele Ave Laas, kes siis lõpetas riigiteaduste magistrikava eelmisel kevadel ja on nüüd siis meil doktorant ja nooremteadur. ja võib-olla Ave, sa siis natukene, ütleme, oma kogemuses avad siis seda, mida siis sulle andis õppimine siis riigiteaduste õppekaval. ja ma mõtlesin selle peale, et kui ma selle kutse sain siin täna esineda ja sellise mõne minuti jooksul, et mis on see sõnum, mida nagu tahaks öelda, ehk siis võib-olla ka mõnes mõttes võtta maha mingisuguseid enamlevinud hirmusid, mis on olemas, ja teistpidi võib-olla ka sellised suuremad koperduskivid nagu võib-olla välja tuua. Ja kui ma ka selle peale omakorda mõtlesin, et siis just see koht, et kus teha valikut, et mida näiteks õppima minna, näiteks kas riigiteadusi või politoloogiat ja kumb see siis ikkagi rohkem võiks sobituda. Et see võib olla selles faasis tegelikult väga nagu keeruline, ma mäletan omast käest, et ma kandideerisin mõlemasse ja võttis tegelikult päris jupp aega, et üldse aru saada, mis see vahe siis tegelikult on ja kuidas ja mismoodi. Et siis kõige olulisem koht siin on ikkagi see iseenda huvi, et kui see huvi on olemas, et Kersten tõi ka välja, et see koormus on justkui päris suur ja seda ka meile nagu kogu aeg rõhutati, aga ma ei tajunud seda koormust nagu raske koormana, kui mul oli endal kogu aeg huvitav. ja see on see, mis tegelikult nagu see 2 aastat muutis nagu väga meeldivaks, et mul sellist ebameeldivat kogemust õpingute käigus üldse ei ole. Ja noh, mida need mõlemad erialad, ma arvan, nagu eeldavad, on ikkagi, ta sobib inimestele, kellele meeldib rääkida, kellele meeldib analüüsida, kellele meeldib kaasa mõelda ja ka kirjutada. aga sealjuures nagu kogu see nii-öelda suure ja raske magistritöö kirjutamine, millest tegelikult nagu magistris üsna esimesest päevast saadi kogu aeg räägitakse, et ka sellepärast liiga palju muretsema ei pea, et see tegelikult kõikide nende, kui vaadata sedasama õppekava ülesehitust, et see on tegelikult selliselt üles ehitatud, et on võimalik juba jupikaupa järjest sinnapoole kogu aeg liikuda ja see on ka see, mis on ka õppejõududel kogu aeg nii-öelda kuklas olemas, et teid sellel teekonnal toetada. Mulle tundub ja mul ei ole siin mingit teaduspõhist lähenemist praegult, aga mulle tundub, et vähemalt riigiteadustes inimesed jagunevadki tegelikult nii-öelda kaheks, et ühed need, kes peavad ja teised need, kes tahavad. ja noh, kes peavad, tulevad võib-olla väga palju ka kuskilt riigiasutustest, et ehk siis on vaja mingit sellist järgmist haridustaset. Noh, sellisel juhul ma soovitan tõesti läbi mõelda, mitte öelda, et ära tule, aga mõtle läbi, et ära tule ainult selle paberi pärast, vaid mõtle välja nagu see, et sul ikkagi endal oleks päriselt huvitav, sest see on see, mis kannab. Ja siis teiste puhul on jälle probleemiks võib-olla, et kui inimesed tulevad oma valdkonna seest, et siis ka kas või seesama lõputöö teema või et see tuleb nagu palju lihtsamalt, et kui sa tuled lihtsalt sellisena, et valdkond on huvitav ja põnev, et siis see oma niši leidmine võib olla mõnevõrra raskem, et siis nendele ma soovitaksin just jah, algusest peale proovida leida see endale südamelähedane teema ja siin ei pea muretsema selle pärast, et jah, et noh, näiteks minul oligi seesama elatisraha poliitika uurimine, mul ei ole sellega kunagi elus endal mingit pistmist olnud, nii palju kui noh, sõbrad-tuttavad, midagi ma ju ikka tean, aga seda parem mul oli kuidagi võib-olla kõrvalt ja mitte nii nagu subjektiivselt, vaid noh, eemalt vaadata selle poliitika sisse ja ega minust ei ole ka hiljem nagu otseselt selle elatisraha poliitika nagu suurt eksperti saanud. Ja mis siin on, et selline mõtlemine, mõju ja võrgustik, et jah, et mida see annab, need 2 aastat õpingut, et sellist kognitiivset mõtlemise arendamist või muutust kindlasti nagu tunnete ja tajute ja see on väga mõnus. Selline isiklik areng, siis see on selline eriala, kus on võimalik seda mõju ühiskonnas omada, et
et eriti just, kui sa tuled nagu oma valdkonna seest ja saad uusi teadmisi juurde, et sa saad selle tunnetuse kätte, kuidas päriselt võib-olla juba tehtud otsuseid või poliitikaid analüüsida või et kuidas neid paremini planeerida, selle läbi nagu see mõju on olemas. ja võrgustik absoluutselt, et siia tulevad väga palju erinevaid ägedaid inimesi ja ma olen siit väga palju häid sõpru saanud nagu läbi aastate. et see on see, miks me ju ei tee neid asju üksi individuaalselt, vaid ikka kambaga koos. ja ja ma arvan, et see võib-olla ongi selline hästi nagu läbilõige sellest, et mina arvan, et ei peaks üldse kartma, et jah, on küll veel sellised olulised detailid, et on iga nädalavahetus ja reede ja laupäev ja vahepeale peab mahutama kodutööd ja kui on tunne, et isiklikus elus see pere ja töö niigi võtab nagu väga-väga suure aja, et siis noh, on olnud inimesi, kellel on olnud raske, aga siin ka juba räägiti sellist 3 aasta peale venitamise võimalusest ja nii edasi, et see juba ette ära mõelda, siis läheb lihtsamalt. nii et ma loodan, et siit tuleb palju ägedaid, võib-olla siin olekski hea teha, ma ei tea, kas ma julgen küsida, aga et kes on mõelnud just riigiteaduste peale, et äkki keegi tahab kätt tõsta? ei tulnud ühtegi, et aga võib-olla nad ka veel alles valivad kahe vahel, ma arvan seda. okei, aga ma tõmbaks joone alla, et jaa. saavad ka politoloogid oma sõna sekka veel. ja tänud sulle selle hea kokkuvõtte eest siis nii-öelda õppuri värske kogemuse vaatest, et ühesõnaga, kui on küsimusi, mis puudutavad õppekava ja õpingute protsessi niimoodi põhimõtteliselt, siis võib julgesti ka enne sisseastumist minu poole pöörduda, et kontakt näha siin ja kontaktid näha ka leitavad kodulehel. aga kõik, mis puudutab siis ütleme sisseastumise tehnilist poolt, siis seal on kindlasti ülikooli ja instituudi nõustajad nagu heaks abiks teile. nii, aga siis praegu selline kokkuvõte, ülevaade riigiteaduste kavast ja lähme edasi siis politoloogiaga. tere! Mina olen siis jätkuvalt Mari-Liis Jakobson ja politoloogia õppekava juht ja annan ka siis väikse ülevaate sellest, mis me seal politoloogias teeme, kuidas meile sisse astuda ja kui kellelgi tekib küsimusi eriala, sisseastumise, mille iganes kohta, siis võite kirjutada julgelt chati või tõsta siin kätt. Mul on siin kaasas ka natuke abijõudu ehk siis meie tudengid Oskar ja Katriin on siin chatis olemas, nii et kui tahate, võite ka neilt kasvõi privas küsida, kui ei taha, et mina näen teie küsimusi. et nemad on need inimesed, kellel on kõige vahetum kogemus sellest õppekavast ja sellel õppekaval õppimisest olemas. ma vaatan, kas meie vilistlane Markus saab ka meiega liituda, paar sõna rääkida siis sellest, kuidas see eriala nii-öelda praktikasse rakendub, aga eurobürokraatidel on praegu puhkuste periood, nii et seetõttu ei liitu ta meiega päris niimoodi kontori piiratud ruumist. nii, aga politoloogia, mis me siis seal teeme? et noh, et, et alustada algusest, siis ma olen öelnud, et politoloogia eripära on võib-olla see, et me oleme mingis mõttes osa hästi suurest kogukonnast maailmas, et politoloogia või political science inglise keeles on ju väga suur ja tunnustatud valdkond. et kui te kirjutate oma CV-sse, et teil on Master of Political Science, et siis nagu enamasti inimesed saavad aru, mis te olete õppinud ja mis on nii-öelda see teie selline noh, nii-öelda spetsialiseerumine, mis on sellega kaasnevad, ka ülekantavad oskused. et ta on nagu hästi ka rahvusvaheliselt tõlgitav kava. ja samas on see ainus koht siis maailmas, kus on võimalik seda asja õppida eesti keeles. nii et selles mõttes võiks öelda, et see on siis kava, kus me noh, tõesti ka tegeleme päris palju Eesti poliitika selliste spetsiifiliste teemadega, aga mitte ainult ja kindlasti on tal siis
sihuke rahvusvaheline väljund ka olulisel kohal. Teiseks, noh, üldiselt politoloogia juba kõlab, eks ole, loogia kui teadus, et ta on selline suhteliselt paljus niisuguse akadeemilise põhjaga ja akadeemilise fookusega õppekava. Ehk et kui te selle ära lõpetate, siis olete te saanud ikkagi selle nii-öelda kõrgharituks ka siis sellises laias abstraktses mõttes. Aga me oleme kõiki oma aineid püüdnud nagu läbi disainida ja siin ka õppejõududega omavahel mõtteid põrgatada, et kuidas siduda kogu seda akadeemilist juttu siis selle päris eluga. Ehk siis kõikides ainetes me oleme püüdnud siis nagu need akadeemilised teadmised panna kuidagi ühte jalga käima ka praktikaga. Ehk siis kui te tulete poliitilise kommunikatsiooni kursusele, et siis me ei räägi ainult seal kommunikatsiooniteooriatest, vaid me lahkame päris kaasusi, kirjutate päris uudiseid, nii-öelda mitte küll ei ole kohustust teid avaldada, aga selles mõttes nagu saada mitte ainult teooriaga kurssi, vaid siis nende nii-öelda praktiliste kaanonitega ka mingisugune tunnetus vähemalt kätte, et noh, et erialaga seonduvad praktilised tegevused on ka midagi niisugust, mida te olete vähemalt korra elus siis nagu läbi proovinud, saanud selle niisuguse nii-öelda praktilise tunnetusega kätte. Ja päris mitmetes ainetes me kutsume siis oma põhiõppejõudude kõrval ka praktikutest lektoreid külla, kes siis aitavad nagu sellist valdkonna vaadet omandada ka praktilisest küljest ja noh, eks ta on ka natuke nagu niisugune võrgustiku tekitamise harjutus selle poole pealt. Ja kolmandaks, mida ma tõstaks esile ja mis minule isiklikult, kui ma kunagi tulin Tallinna Ülikooli õppima, väga meeldis, on selline egalitaarne akadeemiline kultuur. Ehk siis teile ei lasku auditooriumi ette tavaliselt jumalad kuskilt kõrgustest, mingitest akadeemiliste sfääride abstraktsusest, vaid tegu on, noh, ma ütleks vägagi kommunikatiivsete inimestega, kellelt on võimalik ära küsida ka need küsimused, mis võib-olla endal esimesel hetkel tundusid kuidagi naiivsed või ei tea, kas niisugust asja tasub küsida, et üldiselt on jah, kogu see õpingute ja õpperühma loogika ikkagi paljus üles ehitatud niisugusele dialoogilisusele. Ehk et te kõik tulete ka oma teadmiste, oma elukogemusega ja hästi oluline on panna need nagu omavahel kuidagi nagu suhestuma ja noh, see võimaldab õppida tegelikult ju ka kaasõppuritelt. Kava sisuvaade ka. Noh, mina siin liigitasin, osalt on ained sarnased, kes mäletavad Kersteni slaide, et siis ma ei tea, riigiteooriat või poliitika kujundamist õpite te mõlemal õppekaval. Aga siin minu liigitus oli siis selline, et on mõned sellised nagu, kuidas ma ütlen siis, sügavamalt teoreetilisemad ained nagu riigiteooria või poliitiline kultuur, mis annavad siis sellist nagu noh, abstraktsemat arusaama sellest, kuidas toimivad riik ja poliitika ja inimesed selle sees. Siis meil on üks selline plokk valikaineid nendele, keda huvitab poliitika kujundamine ja keda võib-olla ennekõike huvitab siis rände- ja lõimumispoliitikate valdkond või ka noh, kõik, mis seondub praegu väga aktuaalse rahvussuhete teemaga, näiteks kodakondsuse, kodanikuharidusega. Ja siis on selline laiem kimp erinevaid võtmeoskusi kujundavaid aineid, nagu juba mainitud poliitiline kommunikatsioon näiteks, poliitika eestvedamine ja põhjendamine. See on ka üks aine, mis võib-olla natukene aitab mõista seda politoloogia ja riigiteaduste erinevust. Et kui riigiteadustes on suund rohkem sellisel administratiivsel avalikul juhtimisel, et siis politoloogias on meie vaade võib-olla natuke rohkem nii-öelda niisuguse nagu ütleme siis poliitika ettevõtja või huvikaitsja perspektiivist, et kuidas nii-öelda juhtida seda oma poliitika sisuvaldkonda, kuidas viia see võimalikult paljudele, kuidas teha piltlikult öeldes selgeks, et miks see muutus, mida teie soovite tekitada, miks ta on oluline ja noh, ütleme, et miks ja kuidas nii-öelda jõuda siis selle niisuguse elluviimiseni.
Lisaks noh, meil on ka õppekavas selgelt niisugune rahvusvaheline vaade olemas, ütleme näiteks aines demokraatia väljakutsed, et me ei lähtu sellest, et Eesti, mis on maailma demokraatia indeksites täna absoluutses tipus, et see on nii-öelda ainus mäng linnas, ehk et tegelikult on poliitika ju viimasel aastakümnel väga palju muutumas ja kõiki neid muutusi, seda režiimide hübridiseerumist, selliseid teemasid me siis ka nii-öelda katame ja kätkeme, sest et noh, need muutuvad ka Eesti jaoks üha olulisemaks, osalt sellises üldise poliitika teemalise keskustelu muutumise mõttes, aga kindlasti ka see poliitika rahvusvaheline dimensioon on meie jaoks väga oluline. Et politoloogia ei ole päris rahvusvaheliste suhete kava, aga rahvusvaheline poliitika on kindlasti ja erinevate riikide poliitika, mida me võrdlevaks poliitikaks nimetame, on ka hästi olulisel kohal. Ja kindlasti siis teemad, mis seonduvad erakondade toimimisega, kodanikuühenduste huvikaitse toimimisega ja siis ka ütleme jah, nii-öelda poliitika kujundamise natukene laiema protsessiga, mida siis annavad edasi ained, mis on riigiteadustega ühised, nagu poliitika kujundamise teooriad või poliitika analüüs ja mõjude hindamine. Ja kindlasti noh, on olulisel kohal, eks ole, ka need nii-öelda lõputöö tegemist struktureerivad ained. Politoloogias me oleme praegu siis nagu katsetamas või juurutamas sellist süsteemi, kus esimesed 2 semestrit on teil rohkem nagu erialaainete kesksemad, et te peaksite saama selle aja jooksul endale päris hea pildi ette siis kõigist nendest teemadest, mida õppekava katab, loodetavasti siis ka võimalikult palju ideid, et millest kirjutada oma lõputöö. Olete juba teinud esimesed sellised analüüsid ennast rohkem huvitavatest teemadest ja 3. semester on siis see, kus me viime selle nagu siis niisuguse nagu metoodilisele tasandile ka, ehk siis seal tulevad te saate ülevaate siis kas kvalitatiivsetest või kvantitatiivsetest uurimismeetoditest, sõltuvalt sellest, kumma te valite, või ka mõlematest, väga soovitan. Ja magistriseminari aine on siis see, mis annab nagu sellised uurimistöö alused ja on ühtlasi ka niisugune, kuidas ma ütlen, nagu coaching siis lõputöö valmimise teekonnal. Ehk, et ei tekiks seda situatsiooni, et mis magistriõppes hästi sageli kipub tekkima, mida ma olen näinud minevikus ka oma kaval, et inimesed ütlevad, oh, mul on kõik ained tehtud, ainult lõputöö on veel teha. Ja siis võib minna päris mitu aastat, enne kui ükskord need rattad uuesti nagu liikuma hakkavad ja see lõputöö valmis ka saab. Nii et jah, magistriseminar on ka üks aine, mida ma ise olen juhendanud, et see ongi selline nagu kirjutamislaager või niisugune nagu kollektiivne siis selline no väljakutse võtmine, lõputöö on igalühel enda oma individuaalne, aga samal ajal siis see magistriseminar on see, mis nagu toetab selle perioodi jooksul, et ei jääks nagu üksi ja ei võitleks seal mingisuguste kes teemonite ja kes tuleveskitega. Ja lisaks siis erialaainetele on nii politoloogia, aga tegelikult ka riigiteaduste kavas siis 12 punkti vaba aineid. Et nende arvelt võite võtta kas rohkem erialaineid või siis ka mõne teise eriala kursuseid kõrvale. Näiteks kui keegi soovib spetsialiseeruda mingisse valdkonda, mida kava väga täpselt ei kata, võtta juurde midagi, kas ütleme rahvusvahelistest suhetest, sotsiaaltööst, sotsiaalpoliitikast, sotsioloogiast või hoopis õppida keeli. Et kõik need võimalused on siis ka olemas. Et meie enda õppeained toimuvad siis reedeti ja laupäeviti, aga noh, vabaained siis tuleb valida nagu lähtuvalt sellest ka, et kuidas teil enda graafik võimaldab. Noh, näiteks rahvusvahelised suhted on meil ka tsükliõppekava, aga nemad käivad koolis nädala sees õhtuti, et kellele see aeg sobib, et siis võite vabalt ju võtta näiteks ka rahvusvaheliste suhete kursuseid juurde. Jah, meil on õppekava baasilt tekkinud ka paar mikrokraadi, mis võib-olla siin on
relevantsed selles osas, et need on need ained, mis on teil õppekavas ka sees, aga kui keegi tunneb, et praegu võib-olla tervet kava ei jaksa, et siis võite tulla ja teha mõned kursused õppekavast ja kui piisavalt palju teete, et siis lõpuks saate ka õppekava kokku. Nii, põhiõppejõud, et meil on mingis mõttes sama teema nagu riigiteadustes, ehk et meil on kava üldiselt väga hästi mehitatud nii-öelda põhiõppejõududega, kes ongi teistkohaga ülikoolis olemas ja keskenduvad siis teadus- ja õppetööle. Et meil kaval õpetab kolm ütleme, on siis nagu põhiõppejõud, eks ole, kes õpetavad selliseid erialaaineid ja kellel on võib-olla natukene lähem side teiega, on Leif Kalev, Raivo Vettik ja Peeter Selg ka. ja siis mina ja Tõnis Saarts oleme ka, ütleme, põhikohaga õppejõud ja õpetame teid siis päris mitmel puhul. Ja jah, et ma ütleks, et meie tiimil on ka nagu see seis, et kõigil on nagu mingisugune sihuke praktilisem puutumus oma valdkonnaga. ütleme, Raivo Vetik on vedanud lõimumismonitooringuid, vist võib öelda isegi, et aastakümneid nüüdseks juba ja on lõimumise etnopoliitikatega väga lähedalt seotud. Leif Kalev on töötanud riigiteenistuses ja kui ta poliitika eestvedamisest räägib, et siis ta saab rääkida nii praktilistest näidetest sellest, kuidas ta ise huvikaitsjana või ka tippametnikuna on nende teemadega tegelenud. Tõnis Saarts vist ei vaja lähemat tutvustust, tema hoiab igapäevaselt praktilisel poliitikaelul nii-öelda kätt pulsil. Mina püüan ka praktiliselt panustada, niisiis ütleme sellise poliitilise kommunikatsiooni analüüsiga, aga ka siis mis puudutab siis rände lõimumispoliitika kujundamist või siis ka demokraatia teemasid natukene laiemalt. Ja kõigil on ka natukene niisugust rahvusvahelist puutumust, et me kõik töötame koos selliste rahvusvaheliste võrgustikega teadlastest, muuhulgas siis ka stažeerime välismaal, mina ka praegu teen seda infotundi küll oma magamistoa hubasest õhkkonnast, aga kui hommikune koosolekute periood läbi saab, siis lähen ja jätkan oma tööpäeva Stanfordi ülikoolis. Nii, ja mis siis saab teist edasi või kes on need tudengid, kes meil õppima tulevad ja kuhu nad edasi liiguvad? Et mina ütleks, et meil on päris mitu sellist erinevat profiili tudengite hulgas, et on nii neid, kellest saavad edaspidi vähemalt mingiteks perioodideks riigiametnikud, et selle erialaga on võimalik täitsa edukalt töötada ka avalikus teenistuses või siis ütleme riigi või noh, mõnel juhul ka kohaliku omavalitsuse tasandi spetsialistidena. Noh, meie tudengeid on mitmeid ka läinud tööle just nimelt rände- ja lõimumisvaldkonda, nii rakendaja kui ka poliitikakujundajana. Samuti vabakonnas on mitmed inimesed aktiivsed, näiteks Katriin Toomesaar juhib praegu Eesti Vabaühenduste Liitu, kes on meie vilistlane. Mitmed inimesed tulevad või ka hiljem lähevad kommunikatsioonivaldkonda, näiteks Külli Kapper, kes on pikalt töötanud nii Riigikogus nõunikuna, hiljem riigi valimisteenistuses, teeb praegu Postimehes välisuudiseid ja ütleme, õppekava kogemus on tulnud kasuks kõikides ametites, hoiame siiani üsna aktiivselt kontakti temaga. Ja loomulikult on politoloogias olnud aegade jooksul ka päris palju neid, kes saavad selle teaduse pisiku külge ja tulevad ja jäävad otsapidi ülikooli. Osa tuleb ja on nii-öelda lühemaajaliselt seotud, nagu ka näiteks Markus, kes töötab ütleme siis välispoliitika valdkonnas, aga näiteks praegu aitab mind kaasjuhendajana ühe politoloogi lõputööd juhendada siis rahvusvaheliste suhete teemal. Aga on ka neid jah, kes tulevad siis doktoriõppesse, kellest saavad ka teadlased, nii nagu näiteks minu heast kolleegist Triin Laurist. Ja korraldusest ka. Nagu ma juba ütlesin, et siis koolis käite te reedeti ja laupäeviti.
aga need jah, kodutööd, seminaritekstide lugemised, need on ka vaja teha mingil ajal ära. nii et selles mõttes see aja planeerimise oskus kindlasti areneb selle 2 aasta jooksul ja noh, mida kaugemale ta on juba arenenud, enne kui te õpinguid alustate, et seda parem on. õppekohti on meil erialal 14, need on siis need nii-öelda tasuta ja täiskoormusega õppekohad. lisaks on võimalik tulla ka osakoormuses, neid kohti on kokku 8. Viimasel 2 aastal, kui see võimalus on olnud, on meile mõlemal aastal üks inimene tulnud siis ka osakoormusse ja noh, mina ütleks, et nad saavad väga hästi hakkama, võib-olla oleks punnitanud välja ka täiskoormusega õppimise, aga ma arvan, et on hästi hea, et see võimalus on olemas nii-öelda neid õpinguid natukene niimoodi pikendada ja eriti kui tullakse siis kas kuskilt teiselt erialalt või pärast niisugust pikemat õpingute pausi, et siis see võib-olla on ka niisugune natukene julgem koht, kust alustada, et mitte võtta endale liiga palju korraga taldrikule ette. politoloogia on ka osaliselt avatud kava. see tähendab seda, et ei pea olema õppinud bakalaureuse astmes riigiteadusi tingimata, kuigi see on väga hea ettevalmistus selleks kavaks ja ei pea, noh, ütleme siis, et me ootame inimesi õppima väga erinevatelt erialadelt ja tullakse ka, tullakse õigusteaduste taustalt, kommunikatsiooni taustalt, sotsioloogiast, loomulikult riigiteadustest endist ka ja ka humanitaariast näiteks, et kõik need erialad annavad nagu natukene erineva ettevalmistuse, et kes tuleb õigusteadustest, et siis on riigiteooriat näiteks palju lihtsam õppida kui siis, kui te tulete humanitaariast, aga samal ajal humanitaaria aitab teid jälle edasi võib-olla seal poliitilise kultuuri kursusel või mõnes teises sellises aines. ja mida me siis vaatame seal vastuvõtul, et põhimõtteliselt tuleb teil esitada selline kirjalik vastus, mis on siis kirjalik veebivorm, saate kohe kodulehelt juba selle lahti klikkida ja vaadata, mida me seal küsime. et meid põhiliselt huvitabki see, et mis te siis olete varem teinud, miks te tahate nüüd tulla õppima politoloogiat ja mis teid siis nagu konkreetsemalt huvitab. et me ootame ka teie mõtteid selles osas, millest võiks olla teie lõputöö. see ei ole nüüd nagu siduv kavand, pigem me tahame näha seda, et kuidas te oma mõtteid arendate, kuidas te oskate siis disainida sellist nii-öelda uurimisfookust ja kui hästi teie huvid võiksid siis haakuda just nimelt politoloogiaga. ja selle pinnalt toimub siis ka suuline vestlus. ja siis mõne varasema lõputöö või kui teie lõputööd ei ole kirjutanud, siis mõne kursuse töö võiksite ka üles laadida, et need me vaatame siis ka läbi ja kujundame oma niisugust tunnetust selle koha pealt, et kuidas teil selle akadeemilise kirjutamise poolega võiks olla. ja mida me siis hindame? et kindlasti on oluline see, mis see teie varasem ettevalmistus on. aga siin ei ole nii-öelda õigeid vastuseid ja valesid vastuseid, et kui sa olete õppinud riigiteadused, siis saate 10 punkti ja kui olete õppinud semiootikat, et siis saate 5 punkti. pigem me hindame seda, kuidas te ise oskate oma varasemaid õpinguid, aga ka muud eriala või oma töökäiku, elukogemust siis politoloogiaga seostada. et argumentatsioonioskus on üks keskseid asju politoloogias ja seda me siis vaatame ka. Teine pool on siis sobivus erialale ehk siis see, mis teid nii-öelda huvitab temaatiliselt ja kuidas see haagib nagu sellega, mida meie pakume. nii et ja no ütleme, et kui palju me näeme siis teist potentsiaali nii-öelda niisuguse ka akadeemilise kirjutaja, hea kirjutajana ja siis tulevikus selles nii-öelda sellel erialaväljal siis, et kuidas te võiksite sinna nagu sobituda. ja kolmas komponent, mis on ka hästi oluline, on õpimotivatsioon. ehk siis see, kuivõrd te olete läbi mõelnud, et kuidas te päriselt need õpingud siis 2 aastaga võiksite ära läbida. mis on teie lisakohustused nende õpingute kõrvalt ja kuidas te neid siis ühitate. et noh, kellel on juba väga selline stressirohke töö, eks ole, see ei anna teile tingimata miinuspunkte või kui kellelgi on pere, eks ole, seal kõrval, et see ei anna teile miinuspunkte, vaid me pigem tahamegi näha, et kas te olete nagu läbi mõelnud, et kuidas te kõik need asjad nagu omavahel kokku kõlama panete.
et mis puudutab peret, siis minu kogemuses lapsevanemad on ühed maailma kõige paremad ajaplaneerijad ja see võib teile anda hoopis ka eksamitel, ma ütleks, lisapunkte. Nii, aga kui kellelgi jäi nüüd veel midagi õhku, siis või selgub, tekib küsimusi pärast tänast sessiooni, et siis saate neid kindlasti ka küsida. aga nüüd ma paluksin oma tudengitel ja vilistlasel ka öelda väikse sõna sekka, et kuidas teie politoloogiat õppima sattusite ja mis see teile siis senini andnud on? et Katriin, kas sina äkki alustaksid? teen otsa lahti, jah. Tere, mina olen Katriin, lõpetan kohe esimese aasta politoloogias ja varasemast mina olen hoopis teise taustaga. Mina õppisin enne Tartus ajakirjandust ja kommunikatsiooni, töötan kommunikatsiooniagentuuris ja poliitikaga ma varem olingi kokku puutunud just poliitilise kommunikatsiooni prisma alt. ja see on see, miks see erialavalik selline tehtud sai. Alguses mul oli küll meeletu hirm, et äkki kõik mu kursakad on riigiteaduseid õppinud ja kõik teavad kindlasti kõike, siis tegelikult ma ütleks, et me olemegi kõik just väga erineva taustaga ja kõik toovad tegelikult seltskonda väga erinevat ekspertiisi, mis on ka ülisuke värskendav kogemus. Väga lahe on kuulda, mida kursakad asjadest arvavad. Ja me oleme omavahel tegelikult nalja ka teinud, et kui vaja, et siis me saaksime omavahel sellise valitsuse kokku panna, sest et meil on peaaegu kõik valdkonnad on kaetud oma keskis. Kursus on meil ka üldiselt sihuke täitsa äge ja keskmine vanus on üllatavalt noor, ma ütleks. aga miks ma üldse seda eriala õppima tulin, on võib-olla just sihuke laiapindsus, sest et poliitika tegelikult on ju absoluutselt igal pool, et ma ei tea, alustades sellest, et milline su kodutänav välja näeb, kuni selleni, et kui hästi meil on julgeolek riigis tagatud või kuidas tervishoiuga meil lood on. ja minu enda töö jaoks annavad see ka päris palju juurde. kasvõi tegelikult nüüd, kui ma nagu teadlikumalt meediat jälgin, siis hakkavad Eesti või maailmapoliitikas ka igasugused pinnud või siuksed errorid või valupunktid palju rohkem silma kui varem hakkasid. ja üks suur boonus, mis selle eriala puhul tegelikult kaasa tuleb, ongi see, et sa saad väga palju ise oma õpingute suunda mõjutada. kui minu huvid ongi poliitiline kommunikatsioon ja rahvusvaheline poliitika, siis tegelikult mõlemast valdkonnast on väga edukalt võimalik igasuguseid aineid valida ja kasvõi ka teistes ainetes mingeid kodutöid täpselt nendel samadel teemadel teha näiteks, et sa saad spetsialiseeruda täpselt sellele, millal sa ise tahad spetsialiseeruda. Õppetöö korraldusest ka võib-olla nii palju, et mina töötan täiskohaga, tegelikult täiesti tehtav, kui sa vähegi oma aega planeerida oskad ja tööandja ka natukene mingisugustki paindlikkust võimaldab, siis tegelikult saab need reedesed kooliskäigud väga edukalt tehtud. Mõned üksikud korrad olen pidanud vahele jätma, kui on mingisugused asjad olnud, aga muidu täitsa hästi, et mõned nädalavahetused ja õhtud on pikad just õppimise pärast, aga ma ütleks, et see on tegelikult täitsa kenasti väärt seda. ehk siis, kui te küsite, et kas tulla politoloogiat õppima, siis mina ütlen küll, et jah, 100%. Ma ütleks, et kogu see eriala ja tegelikult kursakad on minu ootuseid küll mitmekordselt ületanud. nii et kindlasti soovitan ja tegelikult kõige rohkem hea meel mul ongi just nende inimeste üle, kes on minu ellu jõudnud. selle aja jooksul tegelikult on väga ägedaid sõpru oleme saanud ja ma arvan, et ma annangi nüüd oma sõbrale Oskarile siit jutu üle. just, jah, ma ütlen, et Katriin oli ka üks selliseid inimesi, kes tegi väga mõistlikku nükke juba enne, kui ta tuli vastuvõtuvestlusele. Ta rääkis ülemusega läbi, ütles, et nüüd on plaan sihuke ja ülemus ütles ülemus muidugi. ütles, et väga hea ja hoiame pöialt. täpselt. nii, aga Oskar, palun räägi oma kogemustest ka. Sinul on jälle natukene teise kandi pealt see erialane taust, et kuidas sinul politoloogia valik tekkis ja kuidas sa siis senini rahul oled? Ja tere. Väga palju tähtsat on juba ära mainitud eelnevate kõnelejate poolt, ega jah, minu isiklikult tulen humanitaaria taustalt, täpsemalt japanoloogia.
erialalt bakast ja kuigi mul oli kõrval erialaks ühiskonnaõpetus, siis mingi nagu valmistus mul oli, aga äh, see oli üldiselt politoloogia eriala ei tekitanud sellist suurt hirmu või ei osutunud nii hirmsaks, et ei pidanud, et ei tundnud, et oleksin vales kohas või et ei saaks hakkama, et kindlasti tasub, annab piisava nii-öelda ettevalmistuse ja annab piisavad teadmised, et edaspidi ka tööd leida, parem avanevad uksed ka praktikate jaoks. et sellised olid minu nagu ootused alguses ja ennekõike ma tulin ikkagi jah, targemaks saama, nagu Aveliis rääkis, siin oma kognitiivseid võimekusi arendama. et kahtlemata seni on see tulemus selline, et on juba võimekus saavutatud niimoodi perekonnaliikmetega, kes on natuke radikaliseerunud, neid natuke normaalsemaks veenda või vähemalt sõnale on kaalu juurde tulnud. seda on kindlasti tunda selle semestri ja poolega, mis on läbitud. jah, argumentatsioonioskused on ühed olulisemad oskused elus, eks ole. et Ja sellest sõltub juba kõik muu, mida te teete. nii, aga anname võimaluse sõna ka siis karjääridiplomaadile puhkehetkel. Markus, oled sa veel meiega? kas sa saad ka võib-olla natukene rääkida, et kust sina politoloogiasse jõudsid ja kuhu sa tänaseks edasi oled liikunud? Jaa, tere. Kas mind on kuulda? kuuleme hästi. Kas mind on näha ka? ja. Ma liitun teiega täna natukene kaootilisemalt taustalt, et ma olen väikest viisi puhkus ja ma olen bussis Tuneesias. Aga ja võib-olla paar sõna minust endast alustuseks, et mina tulen õigusteaduse taustalt ehk siis õppisin enne õigusteadust Tartu Ülikoolis. Olen töötanud tänaseks Välisministeeriumis 4 aastat. Nüüd siis alates või tegelikult eelmise aasta kevadest siis diplomaadina. Ma olen peamiselt tegelenud kommunikatsiooniteemadega ja siis hiljem ka arengukoostöö ja digitaliseerimisega seotud teemadega ja natukene ka teaduskoostöö. Kui ma mõtlen, mida see eriala mulle andis või ehitades ka nendele mõtetele, mis on siin täna enne kõlanud, siis ma arvan, minu töös ja mina muidugi esindan võib-olla siis natukene seda rahvusvaheliste suhete poolt siin, et ta on andnud väga hea analüüsioskuse, et kõik need, see on mitu korda täna kõlanud, et politoloogia, riigiteadused, nad on sellised laiapõhjalised asjad, erinevad teooriad, erinevad vaated, erinevate ühiskonnagruppide kaasamine, võimalus üldse erinevatelt taustadelt inimestega lävida, mingisugust muutust kaasa tuua ja ma arvan, et see on hästi oluline, olles poliitika kujundaja või tegelikult ka laiemalt, olles ka tegeledes kommunikatsiooni või tegelikult väga paljudes valdkondades, mis hõlmavad seda, et sa pead kedagi ühiskonnas kaasama, siis sul on vaja kõigepealt mõista seda, kust too inimene tuleb või et mis on mitte isegi, mis on nende vaated, vaid pigem, mis on see prisma läbi, mille nad mõtestavad maailma või mis on neile oluline. Et see omab tähendust ühtemoodi, ma arvan, riigisiseselt ja samamoodi. nii, nüüd ühtlasi me saame nagu võrdlevale poliitikale lisaks ka ülevaate erinevate riikide wifi võrkude tugevusest. nii, aga ma väga tänan Markust ka seda oma perspektiivi jagamast. Ja ma arvan, et see õppekava annab selle käia ja ta oli nagu hästi loomulik ka teemade vaates, et tegelikult need asjad, millega ma tegelesin igapäevaselt, et need arutelud, mis meil olid koolis või need õppeained, nendeks eksamiteks valmistumine, ka lõputöö kirjutamine, hästi palju ehitas selle peale, et ta lihtsalt andis nagu sellise akadeemilisema tooni siis nendele asjadele, millega ma niigi igapäevaselt tegelesin ja ma sain väga palju ehitada ka selle pinnale, mis olid minu enda huvid või et mis ma iseendaga kaasa tõin ja siis lihvida neid oskusi. Et mis toobki võib-olla siis minu 3. pointini, et see õpikeskkond on väga, või see, kuidas see on üles ehitatud ka siis politoloogia õppejõudude tiimi poolt,
ta kohandub väga hästi teie enda huvidega, juhul kui teil on need huvid piisavalt läbi mõeldud lähendamist ja kui olla nagu ise aktiivne ja ise mõtestada neid asju, mida oodata sellelt erialalt, millest nii, hiljem on ka kasu. väga tore. Natukene lõpp hakkas kaduma minema, aga ma loodan, et põhipointid jõudsid ilusti kõigini. Vaatan, chatis on vahepeal esitatud küsimusi ka, Võlusid, neile aga oleme jooksvalt vastanud, aga mis võiks tegelikult puudutavad seda siis erinevaid õppeaineid. aga kas kellelgi chati on veel äkki küsimust, küsimusi? või ma mõtlen, et see chati küsimust võiks tegelikult nagu suuliselt ka kommenteerida, sest pärast vist salvestusel need chati asjad ei just, jää nagu näha, et oli kaks õiget nagu küsimust, mõtet. Et üks oli siis see, et kummal õppekaval, kas siis riigiteadustes või politoloogias on rohkem võimalik arendada analüütilisi oskuseid. Siin ma hea meelega kõigepealt küsiks vastu, et milliseid analüütilisi oskuseid on mõeldud. Et kui mõeldud on analüüsimeetodeid, siis need võimalused on noh, põhimõtteliselt samased. Et siin oli ka küsimus, et õppekavade vaatamisel tundus, et riigiteaduses on üks analüüsimeetod kohustuslik, aga politoloogias ei ole, et tegelikult on mõlemas. riigiteaduses on siis niimoodi, et need analüüsimeetodi kursused on valikainete plokis, aga sealt on kohustus vähemalt üks meetodi kursus, kas siis kvant- või kvalitatiivmeetodid võtta, aga võib võtta ka mõlemat ja pluss vabaainete raames võib ka võtta süvendatult, on ju, meetodikursuseid täiendavaid. nii et see võimalus on olemas ja teine nüüd on õppeainete raames, et ma arvan, meil peaaegu puuduvad ained, kus tehakse klassikalist niisugust teadmiste kontrolli raamatueksami vormis, on ju. et enamasti ikkagi kõikides ainetes siis selle kursuse spetsiifiliselt rakendatakse mingeid analüüsiraamistikke ja see kursuse tulemus kujuneb ka siis nende analüüside tulemusena, mis siis ideaalis on ka seotud teie uurimishuviga või magistritöö teemaga. nii et tegelikult ka need on analüütilised oskused, mida siis iga aine raames nagu tehakse. ja, ja siis oli ka küsimus, et läks valik veel raskemaks, et on sotsioloogia, on riigiteadused ja on politoloogia magister, et milline valida. Minu soovitus on see, et vaadake õppekava sisu, et mis kursused teid nagu rohkem kõnetavad. et see oma huvi on ikka nagu kõige tähtsam. ja teine soovitus, kui kahtlete, kandideerige mitmele õppekavale ja siis saate nagu lõpuks otsustada ka selle vastuvõtukomisjoniga vesteldes nagu saada enda jaoks paremini teada, et kas see eriala teile sobib või mitte, aga võib-olla Mari-Liis tahab siin veel midagi jah, lisada. ma kõigele kirjutan alla, et tegelikult on ka meil endal olnud seda, et me komisjonis nagu siis nii-öelda tegeleme ühtlasi ka karjäärinõustamisega ehk siis, et kui inimene tuleb näiteks väga politoloogia nägu kavandiga riigiteaduste vestlusele, siis esimene küsimus on, et kas te politoloogiasse ka kandideerite ja politoloogiakomisjonis samamoodi, et jõuab ka meie juurde inimesi, kellel on väga selgelt riigiteaduste fookusega kavand, et noh, sellisel juhul on väga hea, kui teil on pandud paberid mõlemale erialale. ja suuline vestlus on meil ka samal kuupäeval, nii et selles mõttes te ei pea ka 2 korda tulema, kui te soovite mõlemale erialale kandideerida. nii et saate käia mõlema päeva vestlused samal päeval läbi. nii, aga kas on veel küsimusi kohe hetkel eetrisse? kui need küsimused nüüd aja jooksul tekivad, et siis sellisel juhul saab võtta julgelt ühendust, kirjutada kas siis minule või Kerstenile. ma usun, tudengid ei pane ka pahaks, kui te neilt tahate küsida, siis selle nii-öelda õpikute poolt, et noh, ma usun, et meil see õhkkond on selline, et keegi ei tunne, et ta peaks mulle kuidagi kulpi lööma ja kõik täna räägid on siin siiras. aga kui tahate midagi üle küsida, et siis tegelikult info nii-öelda otseallikast inimestelt, kes on selle erialaga kokku puutunud ja oma nagu higi selle käigus valanud, et see on kindlasti üks väga-väga hea kanal. nii et võtke julgelt ühendust, kuulake maad. just.
aga siis, kui praegu keegi avalikult küsida ei taha rohkem, siis tänud tulemast, head mõtisklemist kandideerimise osas ja ootame teid siis kõiki suvel juba näha ja arutada teie siis õpinguid just. Ja suur perspektiivi. aitäh kõigile tudengitele, vilistlastele, et täna siia meiega liitusite, oma mõtteid jagasite. Varsti näeme tagasi Eestis. Head aega.